see on lahe, teate, nagu öeldakse, mees ütles, mees tegi. Vene Föderatsiooni välisminister Sergei Lavrov süüdistas Donald Trumpi mittemehelikus käitumises. Ja see ei ole nali, see on otsene tsitaat. Pärast ebaõnnestunud 35-minutilist kohtumist Manilas, kus Sergei Lavrov ja Mark Rubio lahkusid tulemusteta, ründas Kreml avalikult Donald Trumpi. Sergei Lavrov süüdistas otse Washingtoni Anchorage'i kokkulepete rikkumises ja väitis, et Venemaa pidas oma sõna, kuid USA käitus, nagu ta ütles, mitte omade reeglite järgi. Tema tsitaadid on selles saates täielikult ära, sest see on seda väärt, et mõista isegi Venemaa diplomaatia taset. See on tavaline pööbel, mida siis veel rääkida tavalistest venelastest. Aga Lavrov väljendub nii valesti, lihtsalt niisama. Mark Rubio saatis ta eile Manilas sisuliselt pikalt ja sellest räägime samuti selles saates. Teisest küljest astus samal ajal mängu Elon Musk, inimene, kes 6 aega tagasi, küll lühikeseks ajaks, sai maailma esimeseks triljonäriks ja näib, et ta pöördus isegi Ukraina poole. Kuid intervjuus ajakirjale The Economist ütles ta, et sõda ei lõppe enne, kui Lääs ei tee Venemaale järeleandmisi ja Ukraina ei tee järeleandmisi isiklikult Vladimir Putinile. Ja ta võttis eraldi ette, nagu ta ise ütles, peeneid diplomaate, kes peavad läbirääkimisi kallites restoranides. See on samuti tsitaat. Ja veel, Elon Musk poetas täna midagi ning sai täiesti selgeks, milliseid uudiseid ta täpselt loeb. Aga läbirääkimiste 3. suunal on hoopis teine lugu. Volodymyr Zelenski teatas, et lendab USA-sse, kus ameeriklased lubavad näidata mitut oma uut plaani sõja lõpetamiseks. Sellest visiidist teeme eraldi saate. Täna aga analüüsime, mis toimub Moskva suunal ja miks Kreml äkitselt muutis oma tooni Donald Trumpi suhtes. Ja mida see talle üldse kaasa võib tuua? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen väga tänulik, kui just sina tellid. See võtab vaid sekundi. Aga meie jaoks on sellest väga palju kasu. Alustan sellest, mis täna põhjustas tõelise diplomaatilise skandaali. Eile, 23. juulil toimus Manilas ASEAN-i riikide välisministrite foorumi raames esimene peaaegu aasta jooksul toimunud Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Mark Rubio isiklik kohtumine. See kohtumine kestis 35 minutit ja lõppes sisuliselt mitte millegagi. Pärast seda tegi Mark Rubio avalduse, mida Moskvas peeti lausa solvanguks. USA riigisekretär tunnistas avalikult, et ükski ameeriklaste katse venelastega kokkuleppele jõuda, isegi Donald Trumpi ja Vladimir Putini isiklik kohtumine eelmisel aastal Anchorage'is, ei andnud tulemusi. Tema sõnastus kõlas järgmiselt, tsiteerin. Rahulepet ei saa sõlmida, kui mõlemad pooled sellega ei nõustu. Aga ukrainlased poleks sellega nõustunud ja just seetõttu see katse ei õnnestunud. Lisaks ütles Marco Rubio tol ajal samuti, et on vaja uusi ideid ja uusi kontseptsioone, sest vanad ettepanekud Ukrainale ei ole vastuvõetavad ja tulevikus muutuvad need veelgi vähem vastuvõetavaks. Ja just selle peale Kreml plahvatas. Sest eile hakkas Lavrov jälle kõigile muinasjutte rääkima sellest, et väidetavalt leppisid Alaskal Donald Trump ja Vladimir Putin kokku Ukraina loovutamises, allkirjastasid mingid kokkulepped ja nii edasi. Lavrovi vastus kõlas täna vastuseks kõigile Marco Rubio avaldustele. Ja täna, 24. juulil pärast Šossi riikide välisministrite kohtumist Kõrgõzstanis, teatas ta, et kurat, ameeriklased petsid meid. Ja ta alustas sellega, et suulas kogu süü tegelikult Washingtoni peale. Edasi tema tsitaat. Mis puudutab seda, et Anchorage'i kokkulepped ebaõnnestusid, siis tuleb ilmselt aru saada, kes täpselt läbi kukkus. Kuigi ma rõhutan veel kord, et Vladimir Putin ise tunnistas 6 aega tagasi, et Alaskal tegelikult mingeid kokkuleppeid ei olnud. Nii et mis siin üldse oleks saanud läbi kukkuda? Aga nüüd tulebki see Sergei Lavrovi tsitaat, mis näitas, et venelased on närvis, venelased on vihased ja venelased on segaduses. Sest kui nad on närvis, tuleb nende tõeline loomus välja.
see tavalise matsluse oma. Kui nad on rahulikud, teesklevad nad, et on diplomaatilised, et suudavad pidada asjalikku dialoogi, aga niipea kui nad närvi lähevad, tuleb matslus välja. No meenutage Sergei Lavrovi, ta nimetab seal kogu aeg kedagi idioodiks, roopendab, alati kui närvi lähed. Ja nüüd toon täpselt Sergei Lavrovi tsitaadi. Meie südametunnistus on puhas. Teate, nagu öeldakse, kuti sõna, jah? Kutt ütles, kutt tegi. Meie ütlesime, meie oleme valmis. Aga teiselt poolt on see lähenemine muudetud, kui vaadata Mark Rubio tsitaati. Kuid president Putini poolt 2024 aasta juunis seatud ülesanded, nagu ta korduvalt rõhutas, täidetakse. Lihtsalt kuulake, kuidas tuumariigi välisminister, kes peab end tsivilisatsiooniks, seletab maailmapoliitikale oma seisukohta. Läbi kriminaalse kõnekäänu, mis on pärit teismeliste jõukude seriaalist. Slovo patsana ongi tänase Venemaa diplomaatia tase. Ja kõige naljakam on see, et just Vene kommentaatorid ise panid selle kõik tähele. Kommentaarides nende materjalide all, kus mainitakse Sergei Lavrovi neid sõnu, kirjutatakse, et just see väljend kutt ütles, kutt tegi, ongi kõik, mida peab teadma tänapäeva Venemaa diplomaatia tasemest. Kordan veel kord, see on diplomaat. See on kogu Venemaa peamine esindaja rahvusvahelisel areenil. Ta ütleb, need ameeriklased ei käitunud kuttide moodi, aga meie kutid, meie omad, nemad nii ei tee. Edasi Lavrov seadis üles oma süüdistuste rea ja tema sõnul tuli Venemaa Anchorage'i tippkohtumisele, omades juba eelnevalt USA poolt edastatud ettepanekuid, mis olid isiklikult Trumpi poolt heaks kiidetud. Ehk siis Moskva versiooni järgi ei olnud see nende enda välja mõeldud, vaid ameeriklased tõid neile plaani ja nemad võtsid selle heldelt vastu. Veel üks Lavrovi tsitaat. President Trump, ma ei avalda suurt saladust, on korduvalt öelnud, et see on meie ettepanek, mis on osaliselt kompromiss. Me võtsime selle vastu kui kompromissettepaneku ja ilmselt peab iga kokkulepe sisaldama vältimatut kompromissi elementi. Trump ütles, et Kiiev teeb seda, mida ta pakkus, aga see ei õnnestunud. Makili. Kujutage ette näiteks Kremlis töötavaid diplomaate, üliinimlikke, Lavrov kinnitab, justkui Donald Trump oleks isiklikult lubanud Vladimir Putinile, et ta survestab Ukrainat ja sunnib Kiievit kapituleeruma. Aga lõpuks ütleb ta, ei suutnud ta seda teha. See pole kuttide moodi. Ta ütleb, mees ütles, aga mees ei teinud. Lavrovi sõnul ei tekkinud probleem kokkulepetes endis, vaid elluviimise etapis, mille eest vastutas Washington. Noh, venelased ootasid, millal Trump lõpuks sunnib Kiievit Putinile järeleandmisi tegema, aga Trump ei saanud selle ülesandega väidetavalt hakkama. Siin sekkus ka joodikust pressiesindaja Maška Zahharova. Ta märkis irooniliselt, et keegi ei lootnudki konflikti 30 minutiga lahendada, vihjates sellele lühikesele kohtumisele Lavrovi ja Rubio vahel eile Manilas. Ja kohe meenutas ta, et Trump lubas üle 80 korra sõja 24 tunniga lõpetada ja hindas kõrgelt tippkohtumist Anchorage'is, aga kutt ütles ja kutt ei teinud. Nüüd vaatame, millistest kokkulepetest üldse jutt käib, sest see on meie jaoks põhimõtteliselt oluline. Ametlikult ei ole Anchorage'i tingimusi kunagi avalikustatud. Jutt ei käinud valmis dokumendist, vaid sõja lõpetamise raamprintsiibist. See tähendab arutelusid selle üle, kuidas see võiks hüpoteetiliselt välja näha. Aga Moskvas kinnitati, justkui Venemaa ja USA presidendid oleksid kokku leppinud nii nimetatud Anchorage'i valemis. Ja see ongi see, mida see tähendab. Kogu Donbassi üleandmist Venemaale pluss rindejoone külmutamist teistes piirkondades. Sergei Lavrov ise ütles varem, et Anchorage'i kokkulepete aluseks olid 2 küsimust. Ukraina loobumine NATO liikmelisusest ja kõigi Venemaa poolt hõivatud alade säilitamine Venemaa kontrolli all. Enne seda nõudis Putin Kiievilt Ukraina vägede väljaviimist nendest väljamõeldud DNR-i ja LNR-i vabariikidest ning samuti Zaporižja ja Hersoni oblastitest. Nagu Putin. Nüüd on selge, miks Rubio ütleb, et see oli Ukrainale tol ajal vastuvõetamatu ja muutub nüüd veelgi vastuvõetamatumaks. Kui seda loogikat uskuda, siis pakuti Ukrainale, et ta annaks kogu Donbassi Putinile, loobuks juriidiliselt NATOsse astumisest ja tunnistaks territooriumide kaotust. Ja kõik see lihtsalt relvarahu nimel, mida Venemaa järgib täpselt nii kaua,
kuni see talle sobib. Ja mis kõige tähtsam, mingit karistust metsikutele venelastele ei järgneks. Just sellepärast see kogu konstruktsioon kokku variseski. Mitte sellepärast, et Trump oleks halvasti pingutanud, vaid sellepärast, et Ukraina ei kavatsenud ega kavatsegi alla anda. Ja isegi, kui me hüpoteetiliselt eeldame, et Trump justkui lubas Putinile tõesti Kiievile survet avaldada ja sundida Kiievit alla andma, oli see algusest peale lootusetu, sest Kiiev ei kavatse alla anda. Ja Lavrovi etteheide Trumpile taandub sisuliselt ühele. Et sa ju lubasid sundida Kiievit alla andma, aga Kiiev ei andnud alla. Ja just selle taustal ilmuv info välja Elon Musk, kelle seisukoht sobitub ideaalselt Kremli joonega. Sisuliselt võttis miljardär üle Lavrovi teesid ja levitas neid juba lääne publikule. Intervjuus The Economisti peatoimetajale The New York Neptosile ütles Elon Musk, et sõda Ukrainas ei lõpe enne, kui lääneriigid teevad Venemaale järeleandmisi. Järgneb Elon Muski tsitaat. Ma olen juba ammu rahu poolt. Mõni aasta tagasi kirjutasin, et siin tuleb tõesti teha Venemaale mõningaid järeleandmisi. See ei tähenda, et ma oleksin Venemaa poolel. Ma olin lihtsalt pragmaatiline. Muidu inimesed hukkuvad aastaid saavutamata midagi. Ja siis ta lisas, et tema arvates on tema prognoos lõpuks täide läinud. Ja edasi tuleb kõige ilmekam osa. Kuulake nüüd hoolikalt. Elon Muski tema sõnul ärritavad 2 tüüpi inimesed. Esimesed on peened diplomaadid, kes peavad läbirääkimisi kallites restoranides, samal ajal kui teised kannatavad lahingutsoonis. Sellega võib nõustuda. Teiseks, nüüd tähelepanu, tsitaat. Need, kes ülbe tooniga väidavad, et Moskva peab lahkuma vabastatud aladelt, see oli tsitaat. Sellel sõnastusel tasub üldse peatuda. Kuulake hoolikalt. Vabastatud alad. See on just sõna-sõnalt Vene propagandakeel. Mitte okupeeritud alad, mitte vallutatud alad, vaid just vabastatud, ütleb Elon Musk. Ja siin Elon Musk lihtsalt jäi vahele sellega, millist ajakirjandust ta üldse loeb. Ehk siis planeedi rikkaim inimene, sotsiaalvõrgustiku X omanik, mille kaudu liigub tohutu osa maailma infovoost, kasutab avalikult Kremlile omast terminoloogiat Ukraina linnade kohta. Aga see on ju enam kui kõnekas. Mõelge ise, Elon Musk, ta ütles seda täiesti mõtlemata, ütleb vabastatud alad, sest ta loeb pidevalt seda Vene propagandat. Ja see ongi tinnistunud. See on sama asi, nagu mõned suudavad öelda mitte vene keeles na Donbasse, vaid v Donbasse. Kes kasutab väljendit v Donbasse? Venelased. Ja need, kes kordavad väljendit v Donbasse, ilmselgelt nad lihtsalt loevad seda propagandat. Ja The Economist, avadades selle intervjuu Elon Muskiga, tuletas eraldi meelde, Elon Muskist sai eelmisel kuul lühikeseks ajaks maailma esimene triljonär ja kutsusid, tsiteerin, tema sõnu tõsiselt võtma. See tähendab, nagu te aru saate, ei ole tegemist juhusliku säutsuga, mida emotsioonide ajal kirjutati. Ei, see on tohutu mõjuga inimese seisukoht. Ja Venemaa riiklikud meediakanalid on selle juba kõikidesse uudisvoogudesse tsiteerituna laiali kandnud. Ja nüüd nimetab Elon Musk Ukraina okupeeritud alasid vabastatuteks. Aga vaatame siiski kainelt olukorda ja analüüsime seda. Vaadake, milline konstruktsioon kujuneb. Kreml ründab esimest korda üle pika aja avalikult isiklikult Donald Trumpi, kellele ta tegelikult lootis. See on märk sellest, et Moskva arvestused ei töötanud. Trump ei suutnud ega hakanudki survestama Ukrainat mingisuguse Anchorage'i valemiga nõustuma. Ja kui see nii on, hakkab Kreml süüdlasi otsima ja valmistab juba ette narratiivi, et meie oleme ju läbirääkimisteks valmis. See olid ju ameeriklased, kes taganesid, nagu meie olime valmis, aga lihtsalt Trump käitus ebaausalt. Samal ajal ütles Lavrov selles samas tsitaadis kõige olulisema. President Putini poolt 2024 aasta juunis seatud ülesanded täidetakse. See tähendab, et nõuetest ei loobuta ja kompromissi ei tule. Jutt ei käi kompromissi otsimisest, vaid sellest, et saavutada täpselt sama tulemus lihtsalt teist teed pidi. Ja siin pakub huvitava vastukaalu lääne ekspertarvamus. Analüüsikeskuse Rand Corporation Venemaa ja Euraasia osakonna juhataja Samuel Charap
kirjutab oma arvamusartiklis Financial Timesis, et sõda on jõudnud punkti, kus on aeg alustada tõelisi läbirääkimisi ning Euroopa riigid peaksid seda hetke kasutama ja võtma endale aktiivsema rolli. Tema peamine tees kõlab järgmiselt. Ukraina on praegu tugevas positsioonis ja seda tuleb kasutada läbirääkimistel. Charap arvab, et Venemaa on tundnud Ukraina jõudu ja võib tõelistel läbirääkimistel üles näidata suuremat paindlikkust. Ja nüüd kinnitab Charap, et ilma diplomaatilise protsessita praegu viib Ukraina suhtelise positsiooni paranemine tõenäoliselt pigem edasise eskalatsiooni või sõja venimiseni, mitte relvarahuni. Ehk siis küsimus on selles, kas see surve muudetakse läbirääkimisteks meie tingimustel või jätkab Kreml lihtsalt aja venitamisega ja jõuab kohaneda. Aga kohe ütlen ära, et Rand Corporationi kohta on küsimusi. Samuel Charapi kohta on samuti küsimusi, sest mõnikord on tal olnud üsna venemeelne retoorika. Seetõttu tuleb sellesse infot väga tähelepanelikult suhtuda. Küsimus on selles, kas Kreml ei püüa lihtsalt võtta pausi Venemaa territooriumi pommitamises. Kas Kreml ei püüa jätta muljet, et oi, me oleme valmis läbirääkimisteks? Aga palun, lõpetage siis Vene linnade pommitamine. Tuletan nüüd eraldi meelde venelastele. Nad vaatavad ikkagi minu saateid. Volodõmõr Zelenski tegi omal ajal avaliku ettepaneku, meenutage, see oli enne 9. mail, ta tegi avaliku ettepaneku lõpetada vastastikused Ukraina ja Venemaa linnade pommitamised. Mida Putin tegi? Keeldus. Volodõmõr Zelenski tegi ettepaneku lõpetada ja kehtestada vaherahu 2 riigi energiataristu pommitamises. See tähendab, et Venemaa ei ründa meie elektrijaamu, meie omakorda ei ründa näiteks naftatöötlemistehaseid. Mida tegi Putin? Ta keeldus. Volodõmõr Zelenski pakkus avalikult välja, et peatada lahingud praegusel kokkupõrkejoonel, külmutada rindejoon ja alustada läbirääkimisi. Mida tegi Vladimir Putin? Loomulikult keeldus. Järeldused tehke, nagu öeldakse, ise. Ja viimane asi tänaseks. Paralleelselt Moskva suunaga töötab teine, meie jaoks palju olulisem suund. Zelenski kinnitas, et valmistab ette visiiti Ameerika Ühendriikidesse ja ütles, et ameeriklastel on mitu plaani sõja lõpetamiseks, mida nad on valmis jagama. Sellele eelnes 22. juulil toimunud vestlus Trumpi eriesindajate Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga ning Ukraina poolelt osalesid selles dialoogis, loomulikult, Zelenski, Kirill Budanov, Sergei Kislõtsja ja Rustem Umerov. Näiteks on märkimisväärne ka USA kaitseministeeriumi poliitikaküsimuste aseministri Elbridge Colby 23. juuli avaldus. Tsitaat. Trump on siiralt huvitatud rahust Ukrainas ja praegu on Venemaa jaoks kõige sobivam aeg konflikti lõpetamiseks. Tema sõnul loovad USA struktuurilisi tingimusi, et muuta tulevane rahuleppe usutavaks ja võimalikuks. Ja just sellest Volodõmõr Zelenski visiidist Ameerika Ühendriikidesse ning sellest, millised täpsed plaanid ameeriklased lauale panevad, teeme eraldi põhjaliku saate selles YouTube'i kanalis, mis ilmub täna hilisõhtul. Seal on kindlasti mida analüüsida, seega kui te pole veel tellinud, siis kindlasti tellige see YouTube'i kanal kohe praegu. Kokkuvõte. Kreml läks pärast Sergei Lavrovi ja Marco Rubio läbirääkimiste läbikukkumist Manilas üle avalikele rünnakutele Donald Trumpi vastu. Sergei Lavrov väitis, et Venemaa südametunnistus on puhas, et nad tegutsesid põhimõttel mees ütles, mees tegi. Kokkulepped nurjusid Washingtoni süül, kes lubas Kiievile survet avaldada, kuid ei suutnud seda teha. Samal ajal kutsub Elon Musk avalikult läänt üles Moskvale järeleandmisi tegema ja nimetab meie okupeeritud Ukraina maid vabastatud territooriumideks. Aga analüütik Rent ajalehes Financial Times ütleb otse vastupidis sellele, mida Kreml vajab. Ukraina on praegu tugev ja just seetõttu on aeg läbirääkimiste laua taha istuda, kuid tugevuse positsioonilt, mitte kapituleerudes. Aga peamine järeldus on siin. Kuni Sergei Lavrov räägib mingist mehe sõnast ja kuni Elon Musk räägib järeleandmistest, käib tegelik vestlus hoopis teisel liinil. Zelenski lendab Washingtoni, kus talle näidatakse Ameerika plaane. Just seal minu arvates otsustataksegi tegelikult, kuidas see sõda lõpeb. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse.
tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!